Kuni viimase hetkeni uskusin, et need lindid jäävad saladuseks, ütleb endine Riigikogu liige, kelle käed värisevad ikka veel peaaegu 30 aastat hiljem. Ta istub minu vastas tumedas toas, kardinad suletud ja tema hääl on vaevu kuuldav. Edgar salvestas kõike. Mitte ainult koalitsioonikõnelusi. Mitte ainult poliitilisi kokkuleppeid. Ta salvestas eravestlusi, telefonikõnesid öisel ajal, isegi seda, kuidas me rääkisime oma peredest. Aga kõige hullem oli see, et me kõik teadsime sellest. Me kõik mängisime kaasa. Sest kes meist julges talle vastu hakata? Mees vaatab mulle otsa ja tema pilk on täis midagi, mida ma ei suuda täpselt määratleda, kas see on hirm või kahetsus. Te küsite, miks ma nüüd räägin? Sest need lindid, mida avalikkus kuulis 1995, need olid ainult osa tõest. Tegelikud lindid, need, mis kadusid Toompea sahtlitest detsembri öösel, need räägivad hoopis teist lugu. Lugu, mis oleks hävitanud mitte ainult Savisaare, vaid pool Eesti poliitilist eliiti. 1995. oktoobri lõpus, kui Eesti ajakirjandus avalikustas, et peaminister Edgar Savisaar on salaja salvestanud oma poliitilisi vastaseid, šokeeris see uudis tervet riiki. Aga mida me tegelikult teadsime? Avalikkusele jõudis vaid murdosa salvestustest. Mõned fragmendid telefonikõnedest, paari minuti pikkused lõigud, mis olid piisavad, et sundida Savisaart tagasi astuma. Aga kus on ülejäänud lindid? Kes otsustas, millised salvestused avalikustada ja millised mitte? Ja kõige olulisem küsimus, miks Edgar Savisaar üldse alustas seda ohtlikku mängu? Lindiskandaal ei alanud oktoobris. See algas juba kevadel 1995, kui Keskerakonna ja Koonderakonna koalitsioon hakkas lagunema. Edgar Savisaar, kes oli olnud peaminister alates 1992, tundis, et maapind tema jalge alt liigub. Koonderakond, mida juhtis Tiit Vähi, muutus üha kriitilisemaks. Reformierakond Siim Kallase juhtimisel ootas võimalust võimule tulla. Ja Isamaa, Mart Laari endine tugipunkt, plaanis tagasitulekut. Edgar oli paanikahoos, meenutab teine endine koalitsioonipartner, kes nõustus rääkima ainult anonüümselt. Ta nägi reetureid igas nurgas. Iga koosolek, iga kohvilaud, iga juhuslik vestlus Riigikogu koridoris, ta kahtlustas, et keegi plaanib tema kukutamist. Ja ta ei eksinud. Me kõik plaanisime seda. Aga Edgar oli samm ees. Ta ostis salvestusseadmed, paigaldas need oma kabinetti, oma autosse, isegi oma kodusesse telefoni. Ta ütles mulle kord, kui nad tahavad mind maha võtta, siis ma võtan nad kõik kaasa. Aga miks just lindid? Miks mitte lihtsalt märkmeid või tunnistajaid? Vastus peitub Eesti poliitika brutaalses reaalsuses 90-ndatel. See oli aeg, mil endised Nõukogude nomenklatuuritöötajad võitlesid võimu pärast uute rahvuslaste vastu. Aeg, mil äriimpeeriumid loodi üleöö ja poliitilised karjäärid võisid lõppeda ühe vale sõnaga. Lindid olid kindlustus. Lindid olid relv. Lindid olid tõend, mida ei saanud ümber lükata. Esimesed salvestused tehti mais 1995. Edgar Savisaar kohtus oma kabinetis Tiit Vähiga, et arutada valitsuse eelarvet. Vestlus oli ametlikult konfidentsiaalne, aga Savisaar salvestas iga sõna. Lindil kuuleb, kuidas Vähi ütleb, Edgar, sa pead aru saama, et Koonderakond ei saa enam sinu plaanidega kaasa minna. Meie valijad tahavad muutust. Savisaar vastab rahulikult, Tiit, muutus tuleb, aga see peab olema kontrollitud muutus. Mitte kaos. Aga pärast Vähi lahkumist kuuleb Lindil, kuidas Savisaar helistab kellelegi ja ütleb, ta on juba otsustanud. Me peame olema valmis. Juunis intensiivistusid salvestused. Savisaar salvestas telefonikõnesid Reformierakonna liikmetega, kes üritasid teda veenda koalitsiooni vahetama. Ta salvestas eravestlusi ajakirjanikega, kes küsisid tema plaanide kohta. Ta salvestas isegi vestlusi oma lähimate nõunikega, kes hoiatasid teda, et salvestamine võib lõppeda katastroofiga. Edgar, kui see välja tuleb, oled sa läbi, ütles üks nõunik Lindil. Savisaar naeratas ainult, kui see välja tuleb, oleme me kõik läbi. Aga miks keegi ei peatanud teda? Miks keegi ei teatanud sellest avalikkusele või politseile? Vastus on lihtne ja kohutav, kõik, kes teadsid, olid ise kaasatud. Savisaare lähimring, tema nõunikud, tema turvamehed, tema sekretärid, kõik nad teadsid lindidest.
mõned neist isegi aitasid salvestusi teha. Aga nad vaikisid, sest nad teadsid, et kui Savisaar kukub, kukuvad nad kõik. Juuli lõpus toimus pöördepunkt. Savisaar salvestas vestluse, mis pidi jääma absoluutselt konfidentsiaalseks. Ta kohtus oma kabinetis 2 ärimehega, kes pakkusid rahalist toetust Keskerakonnale. Vestlus kestis üle 2 tunni ja lindil kuuleb, kuidas arutatakse summasid, kontosid ja teenuseid, mida erakond pakkus vastutasuks. See lindi osa ei jõudnud kunagi avalikkuseni. Aga need, kes seda kuulsid, teadsid, et see oleks hävitanud mitte ainult Savisaare, vaid terve Eesti parteisüsteemi. Ma kuulsin seda linti korra, ütleb endine Riigikogu liige, kes nõustus rääkima tingimusel, et tema nime ei avaldata. See oli šokeeriv. Mitte sellepärast, et seal räägiti rahast, me kõik teadsime, et erakonnad vajavad raha. Vaid sellepärast, et seal räägiti nii avameelselt, nii tsüüniliselt. Seal ei olnud mingit katset varjata, et tegemist on tehinguga. Poliitikateenuste eest. Kui see lindi osa oleks avalikustatud, oleks see tähendanud Eesti poliitika täielikku ümberstruktureerimist. Augustis hakkas Savisaar kaotama kontrolli. Lindide arv kasvas, üle 50 tunni salvestusi, mis olid peidetud tema kabineti seifis ja tema kodus. Aga mida rohkem ta salvestas, seda paranoilisemaks ta muutus. Ta hakkas kahtlustama, et keegi tema enda meeskonnast võib teda reetma. Ta hakkas salvestama isegi oma lähimaid nõunikke. Ja siis, septembri alguses, juhtus see, mida ta kõige rohkem kartis, keegi tema meeskonnast rääkis. Kes see oli? Nimi ei ole siiani avalikustatud, aga allikad väidavad, et see oli keegi, kes oli Savisaarele lähedal juba 90-ndatel alguses. Keegi, kes teadis kõike. Keegi, kes otsustas, et piir on ületatud. See inimene võttis ühendust ajakirjanikega ja ütles, Edgar Savisaar salvestab kõiki. Teil on õigus seda teada. Aga miks just siis? Miks septembris 1995? Kas see oli südametunnistuse küsimus? Või oli see osa suuremast plaanist Savisaare kukutamiseks? Ja kõige olulisem, kas see inimene teadis, et tema tegevus käivitab sündmuste ahela, mis muudab Eesti poliitikat igaveseks? Oktoobri 23. kui Eesti Päevaleht avaldas esimese loo Savisaare salvestustest, oli reaktsioon kohene ja brutaalne. Koonderakond teatas, et lahkub koalitsioonist. Reformierakond nõudis Savisaare tagasiastumist. Isamaa kuulutas, et selline käitumine on demokraatiaga kokkusobimatu. Aga kõige huvitavam oli Keskerakonna enda reaktsioon, täielik vaikus. Savisaare lähimad liitlased ei öelnud midagi. Nad ei kaitsnud teda. Nad ei hukka mõistnud teda. Nad lihtsalt vaikisid ja ootasid. See vaikus oli kõige hirmutavam, meenutab endine ajakirjanik, kes kajastas skandaali. Tavaliselt, kui poliitikut rünnatakse, tema partei koguneb tema ümber. Aga seekord mitte. Keskerakond lihtsalt vaatas, kuidas Edgar uppub. Ja see andis mulle aru, et nad kõik teadsid. Nad kõik olid oodanud seda hetke. Oktoobri 25. kuulutas Edgar Savisaar, et astub peaministri kohalt tagasi. Tema avaldus oli lühike ja emotsioonitu, ma võtan vastutuse oma tegude eest. Ma loodan, et Eesti poliitika liigub edasi. Aga need, kes olid seal, Stenbocki majas, sel päeval, räägivad teist lugu. Nad räägivad mehest, kes oli purustatud, aga mitte kahetsenud. Mehest, kes teadis, et tal on ikka veel kaardid käes. Mehest, kes ütles oma lähimatele, see pole lõpp. See on alles algus. Aga mis sai lindidest? Avalikkusele esitati vaid väike osa, mõned telefonikõned, mõned vestlused, mis olid piisavalt skandaalsed, et õigustada Savisaare tagasiastumist, aga mitte piisavalt hävitavad, et kahjustada teisi poliitikuid. Ülejäänud lindid kadusid. Mõned väidetavalt hävitati. Teised olevat Savisaare isiklikus valduses. Aga on ka neid, kes väidavad, et lindid on peidetud, ootamas õiget hetke, et uuesti ilmuda. Ma tean, kus need lindid on, ütleb üks endine Keskerakonna liige, kes nõustus rääkima ainult anonüümselt. Edgar ei hävitanud neid kunagi. Ta hoidis neid kui kindlustust. Kui keegi üritaks teda lõplikult hävitada, ta lubas, et avaldab kõik. Ja ma usun teda. Need lindid on kusagil seal ootamas. Aga mida need lindid sisaldavad? Millised saladused on ikka veel peidetud?
Ja kes on need inimesed, kes kardavad siiani, et nende hääled võivad ühel päeval lindilt kõlada? Need on küsimused, millele me püüame selles dokumentaalis vastata. Aga enne, kui me jätkame, peate te mõistma ühte asja, lindiskandaal ei olnud ainult ühe mehe lugu. See oli terve süsteemi lugu. Süsteemi, mis ehitati saladuste ja hirmude peale. Süsteemi, mis toimib siiani. Kas te olete kunagi mõelnud, mitu saladust teie enda valitud poliitikud teiega ei jaga? Mitu vestlust, mitu kokkulepet, mitu tehingut, mis jäävad suletud uste taha? Edgar Savisaar tegi vea, ta salvestas need saladused. Aga kas see tähendab, et teised ei tee samu asju? Või tähendab see lihtsalt, et nad on ettevaatlikumad? Detsembri alguses 1995, kui Tiit Vähi sai uueks peaministriks, oli Eesti poliitikas uus kord. Lindiskandaal oli ametlikult lõppenud. Edgar Savisaar oli tagasi astunud. Uurimine oli pooleli, aga keegi ei oodanud, et see viiks kriminaalsüüdistusteni. Aga need, kes olid skandaali keskmes, teadsid, et see pole lõpp. See oli ainult vaheaeg. Pärast Edgari tagasiastumist oli Toompeal imelik atmosfäär, meenutab endine Riigikogu liige. Kõik olid ettevaatlikud. Keegi ei rääkinud telefonis enam vabalt. Keegi ei usaldanud enam kedagi. Me kõik mõtlesime, kui Edgar salvestas meid, siis kes veel salvestab? Kas turvateenistused? Kas välisriigid? Kas meie enda kolleegid? Lindiskandaal muutis Eesti poliitikat igaveseks. See õpetas meile, et usaldus on luksus, mida me ei saa endale lubada. Aga Edgar Savisaar ei kadunud. Ta jäi Keskerakonna esimeheks. Ta jäi Riigikogu liikmeks. Ja kõige olulisem, ta jäi mängijaks. Aastad hiljem, kui ta sai Tallinna linnapeaks, näitasid paljud, et ta ei ole midagi õppinud. Või võib-olla õppis ta liiga hästi. Võib-olla õppis ta, kuidas mängida mängu veel osavamalt, veel varjatumalt, veel ohtlikumalt. Aga enne, kui me jõuame sinna, peame me mõistma, kuidas lindiskandaal tegelikult algas. Mitte oktoobris, kui ajakirjandus selle avalikustas. Mitte mais, kui esimesed salvestused tehti. Vaid palju varem. 90ndatel alguses, kui Edgar Savisaar oli alles tõusev täht Eesti poliitikas. Kui ta oli mees, kes aitas viia Eesti iseseisvuseni. Kui ta oli kangelane, mitte pahalane. 1988, kui Edgar Savisaar oli üks Rahvarinde juhte, oli ta tuntud kui karismaatiline kõneleja ja osav läbirääkija. Ta oli mees, kes suutis rääkida nii rahvaga kui ka võimuga. Mees, kes suutis navigeerida Nõukogude süsteemi labürindis ja samal ajal hoida ülal rahvusliku liikumise leeki. Aga juba siis, nende varajaste päevade ajal, oli märke, et Edgar Savisaar on mees, kes usub, et eesmärk pühitseb abinõud. Edgar oli alati strateegiline mõtleja, meenutab üks tema varajane liitlane Rahvarindest. Ta ei teinud kunagi midagi impulsiivselt. Iga samm, iga sõna, iga žest oli läbimõeldud. Ja ta oli alati samm ees teistest. Kui me arutasime, kuidas korraldada järgmist meeleavaldust, siis Edgar mõtles juba, kuidas kasutada seda meeleavaldust läbirääkimistel Moskvaga. Ta nägi alati suuremat pilti. Aga see strateegiline mõtlemine tõi kaasa ka teatud paranoilisuse. Edgar Savisaar ei usaldanud kunagi täielikult kedagi. Isegi oma lähimaid liitlasi. Ta uskus, et igal inimesel on oma agenda, oma huvid, oma saladused. Ja ta tahtis neid saladusi teada. Mitte sellepärast, et ta oleks olnud pahasoovlik, vaid sellepärast, et ta tahtis olla kontroll. 1990, kui Eesti kuulutas välja iseseisvuse taastamise, oli Edgar Savisaar üks võimsaimaid poliitikuid riigis. Ta oli Rahvarinde esimees. Ta oli peagi saamas peaministriks. Aga ta oli ka mees, kes teadis, et võim on habras. Et liitlased võivad muutuda vaenlasteks. Et täna kangelane võib olla homme reetur. Ma mäletan, kuidas Edgar ütles mulle kord 1991, räägib endine Rahvarinde liige. Me istusime tema kabinetis ja arutasime, kuidas moodustada esimest valitsust. Ja ta ütles, meie suurim vaenlane pole Moskva. Meie suurim vaenlane oleme meie ise. Me hakkame võitlema omavahel võimu pärast. Ja kui see juhtub, peame me olema valmis. Ma ei mõistnud siis, mida ta mõtles. Aga nüüd ma mõistan. Ta valmistus juba siis lindiskandaaliks.
Ta valmistus juba siis sõjaks oma endiste liitlaste vastu. Kas Edgar Savisaar oli visionäär või paranoiline diktaator? Kas ta oli mees, kes üritas kaitsta Eesti demokraatiat, või mees, kes üritas seda manipuleerida? Need on küsimused, millele pole lihtsaid vastuseid. Aga üks asi on kindel, lindiskandaal ei olnud juhuslik. See oli aastatepikkuse protsessi kulminatsioon. Protsessi, mis algas juba enne Eesti iseseisvust. 1992, kui Edgar Savisaar sai peaministriks, oli Eesti kaoses. Majandus oli kokku varisemas. Rubla oli muutumas kasutuks. Inimesed seisid järjekordades toidu järel. Ja poliitilised jõud võitlesid omavahel, kuidas riiki juhtida. Savisaar uskus, et ta on ainus, kes suudab Eestit läbi selle kriisi viia. Ja ta oli valmis tegema kõike, et seda võimu hoida. Edgar oli veendunud, et ilma temata kukub Eesti kokku, ütleb endine valitsuse liige. Ta ei usaldanud teisi poliitikuid. Ta uskus, et nad on kas liiga nõrgad või liiga korrumpeerunud. Ja võib-olla ta oli õigus. Aga see veendumus muutis ta ka ohtlikuks. Sest mees, kes usub, et ainult tema suudab riiki päästa, on mees, kes on valmis ohverdama demokraatia nimel võimu. 1993, kui Eesti sai oma valuuta, krooni, ja majandus hakkas stabiliseeruma, oli Edgar Savisaare võim haripunktis. Aga juba siis olid märgid, et tema liitlased hakkavad temast eemalduma. Isamaa, mis oli olnud osa koalitsioonist, hakkas nõudma rohkem sõnaõigust. Reformierakond, mis oli just asutatud, hakkas kritiseerima Savisaare majanduspoliitikat. Ja Koonderakond, mis oli moodustatud endistest kommunistidest ja ärinimestest, hakkas nägema Savisaart kui takistust oma ambitsioonidele. Edgar nägi seda kõike, ütleb endine nõunik. Ta nägi, kuidas tema liitlased plaanivad tema kukutamist. Ja ta otsustas, et ta peab olema valmis. Ta hakkas koguma informatsiooni. Ta hakkas salvestama vestlusi. Mitte veel süstemaatiliselt, aga juba siis oli algus tehtud. 1994 oli pöördepunkt. Savisaare valitsus kukkus pärast Rubla kriisi. Mart Laar sai uueks peaministriks. Ja Edgar Savisaar leidis end esimest korda opositsioonist. See oli šokk. Mees, kes oli olnud võimul alates iseseisvuse taastamisest, oli nüüd kõrvaline vaataja. Aga ta ei kavatsenud seal kaua jääda. Opositsioon muutis Edgarit, ütleb endine Keskerakonna liige. Ta muutus kibedamaks, kahtlustavamaks, agressiivsemaks. Ta nägi vandenõusid kõikjal. Ta uskus, et Mart Laari valitsus püüab teda hävitada. Ja ta otsustas, et kui ta kunagi tagasi võimule tuleb, siis ta ei lase kellelgi enam kunagi end kukutada. 1995, kui Keskerakond ja Koonderakond moodustasid koalitsiooni ja Edgar Savisaar sai taas peaministriks, oli ta muutunud mees. Ta oli endiselt karismaatiline, endiselt osav läbirääkija. Aga ta oli ka ettevaatlikum, kahtlustavamalt, valmis tegema asju, mida ta varem poleks teinud. Ja üks neist asjadest oli lindide salvestamine. Aga miks just lindid? Miks mitte lihtsalt informaatorid või spionaaživõrgustik? Vastus on tehnoloogias. 90ndatel olid salvestusseadmed muutunud kättesaadavaks ja kompaktseks. Väike diktofon võis olla peidetud taskusse või laua alla. Ja lindid olid tõend, mida ei saanud ümber lükata. Kui keegi ütles, ma ei öelnud seda, siis Edgar võis vajutada nupule ja lasta lindil rääkida. Edgar ostis esimesed salvestusseadmed kevadel 1995, ütleb allikas, kes oli lähedal Savisaarele. Ta ei rääkinud sellest avalikult, aga tema lähim ring teadis. Ja me kõik mõtlesime, et see on liialdus. Et Edgar on lihtsalt paranoiline. Aga ta ütles meile, kui te tahate ellu jääda selles džunglis, peate te teadma, kes on teie sõber ja kes on teie vaenlane. Ja ainus viis seda teada on kuulata, mida nad ütlevad, kui nad arvavad, et keegi ei kuula. Esimesed salvestused olid eksperimentaalsed. Edgar salvestas mõned telefonikõned, mõned vestlused oma kabinetis. Ta kuulas neid hiljem üle ja analüüsis, mida inimesed tegelikult mõtlesid. Ja ta avastas, et inimesed ütlevad talle ühte, aga teistele teist. Et tema liitlased räägivad tema selja taga tema kukutamisest. Et tema vaenlased plaanivad strateegiaid, kuidas teda nõrgestada. Need lindid andsid Edgarile võimu, ütleb endine nõunik. Mitte ainult informatsiooni, vaid psühholoogilist võimu.
Kui ta teadis, mida keegi tegelikult mõtles, siis ta võis manipuleerida seda inimest. Ta võis kasutada seda informatsiooni läbirääkimistel. Ta võis ähvardada avalikustamisega. Lindid muutsid Edgari mängust samme ees kõigist teistest. Aga see võim tuli hinnaga. Mida rohkem Edgar salvestas, seda rohkem ta muutus sõltuvaks salvestustest. Ta hakkas salvestama kõike. Iga vestlust, iga telefonikõnet, iga juhuslikku kohtumist. Ja see muutis ta paranoiliseks. Ta hakkas nägema vaenlasi kõikjal. Ta hakkas kahtlustama isegi oma lähimaid liitlasi. Suvel 1995 oli Edgar juba täiesti teises seisundis, meenutab endine valitsuse liige. Ta ei usaldanud enam kedagi. Ta kontrollis kõike. Iga dokument, iga otsus, iga kohtumine pidi läbima tema. Ja kui keegi küsis, miks ta on nii kontrolliv, siis ta ütles, sest ma tean, mida te tegelikult mõtlete. Ma olen kuulnud teid. Kas te suudate ette kujutada, milline on elada sellises paranoias? Milline on teada, et iga sõna, mida te ütlete, võib olla salvestatud? Milline on mängida mängu, kus reeglid muutuvad pidevalt ja kus usaldus on võimatu? Edgar Savisaar elas selles maailmas. Ja ta lõi selle maailma ise. Aga lindid ei olnud ainult Savisaare isiklik relv. Need muutusid süsteemiks, mis hõlmas tervet tema lähimat ringi. Kevadel 1995, kui salvestused muutusid regulaarseks, palkas Savisaar 2 inimest, kelle ainus ülesanne oli lindide haldamine. Üks neist oli endine Nõukogude Liidu sideelektroonik, kes teadis täpselt, kuidas paigaldada peitmikrofone nii, et neid oleks võimatu avastada. Teine oli noorem naine, kes transkribeeris lindid ja kataloogis need rangelt konfidentsiaalses süsteemis. Me nimetasime seda operatsioon Arhiiv, ütleb üks neist inimestest, kes nõustus rääkima ainult tingimusel, et tema isik jääb varjatuks. Iga lind sai koodi. Iga vestlus sai kategooria. A-kategooria olid kõige tundlikumad, need, mis võisid hävitada karjääre. B-kategooria olid poliitiliselt olulised, aga mitte otseselt ohtlikud. C-kategooria olid rutiinsed. Aga kõige huvitavam oli D-kategooria, need olid lindid, mida Edgar ei lubanud kellelgi kuulata peale oma. Isegi mina, kes transkribeerisin kõike muud, ei saanud neid puudutada. Mis oli nendel D-kategooria lindidel? See küsimus on kummitanud Eesti poliitikat peaaegu 30 aastat. Mõned väidavad, et seal olid vestlused välisriikide esindajatega, läbirääkimised, mis oleksid võinud kahjustada Eesti välispoliitikat. Teised usuvad, et seal olid salvestused äriinimestega, kes pakkusid Keskerakonnale ebaseaduslikku rahastust. Aga on ka neid, kes väidavad midagi palju tumedamat, et D-kategooria lindid sisaldasid kompromatt Eesti kõrgemate ametnike kohta, sealhulgas presidendi kantselei liikmete ja julgeolekuteenistuste juhtide kohta. Ma kuulsin kord, kuidas Edgar rääkis telefonis kellegagi vene keeles, meenutab endine turvamees, kes oli Savisaare kabinetis juulis 1995. Vestlus kestis üle poole tunni ja Edgar rääkis väga ettevaatlikult, kasutades koodnimesid. Pärast kõne lõppu ta võttis lindi diktofoni seest välja ja pani selle oma jakitaskusse. Ta ei andnud seda kunagi arhiivi. Ma küsisin hiljem ühelt kolleegilt, mis see võis olla, ja ta ütles mulle, ära küsi. Mõned asjad on paremad teadmata. Aga miks Edgar Savisaar riskis nii palju? Miks ta jätkas salvestamist, kui ta teadis, et kui see avastatakse, on tagajärjed hävitavad? Vastus peitub tema isiksuses. Edgar Savisaar oli mees, kes uskus, et informatsioon on absoluutne võim. Mees, kes uskus, et kui sa tead rohkem kui teised, siis sa kontrollid mängu. Ja mees, kes ei suutnud lõpetada, isegi kui ta teadis, et see võib teda hävitada. Edgar oli sõltlane, ütleb üks tema endine lähedane sõber, kes lahkus Keskerakonnast pärast lindiskandaali. Mitte narkootikumidest ega alkoholist, vaid informatsioonist. Ta vajas seda. Ta vajas teada, mida inimesed mõtlevad, mida nad plaanivad, mida nad kardavad. Ja lindid andsid talle selle. Aga nagu iga sõltuvusega, see muutus kontrollitamatuks. Ta ei suutnud enam peatuda. Augustis 1995 jõudis salvestuste maht kriitilise punktini. Savisaare kabinetis oli juba üle 100 lindi, mis olid peidetud tema isiklikus seifis. Tema kodus oli veel 50. Ja tema autos oli alati vähemalt 2 tühja linti, valmis salvestama.
aga mida rohkem lindid kogunes, seda suuremaks muutus risk, et keegi neid avastab. ma hoiatasin teda, ütleb endine nõunik, kes oli Savisaarele lojaalne kuni lõpuni. ma ütlesin, Edgar, see on liiga ohtlik. kui keegi leiab need lindid, oled sa läbi. mitte ainult sina, vaid me kõik. aga ta ei kuulanud. ta ütles mulle, need lindid on minu kindlustus. kui keegi üritab mind kukutada, ma avaldan kõik. ja siis nad kõik kukuvad koos minuga. ma küsisin, aga mis siis saab Eestist? ja ta vaatas mulle otsa ja ütles, Eesti ellu jääb. Eesti elab alati üle. aga kas Edgar Savisaar tõesti uskus seda? või oli see lihtsalt õigustus oma tegudele? kas ta tõesti uskus, et ta kaitseb Eestit, või kaitses ta ainult iseennast? Need on küsimused, millele isegi tema lähimad liitlased ei oska vastata. Septembri alguses 1995 toimus sündmus, mis muutis kõike. üks Savisaare lähimatest nõunikest, mees, kes oli olnud temaga koos juba Rahvarinde aegadest, otsustas, et piir on ületatud. see mees, kelle nime me ei avalda tema enda turvalisuse huvides, võttis ühendust ajakirjanikuga ja ütles, mul on teile lugu, mis muudab Eesti poliitikat igaveseks. miks ta seda tegi? kas see oli südametunnistuse küsimus? kas ta kartis, et Savisaare tegevus võib kahjustada Eestit? või oli see isiklik, võib-olla ta ise oli üks neist, keda Savisaar salvestas ja reetis? ma ei saa rääkida tema motiividest, ütleb ajakirjanik, kes võttis esimese kontakti vastu. aga ma nägin tema silmades hirmu. see ei olnud mees, kes tahtis kuulsust või raha. see oli mees, kes kartis, et kui ta ei räägi, siis juhtub midagi veel hullemat. esimene kohtumine toimus septembri 8. väikeses kohvikus Tallinna vanalinnas. ajakirjanik ja allikas istusid nurgas, kaugel teistest külastajateks. allikas rääkis üle tunni, kirjeldades üksikasjalikult, kuidas salvestussüsteem töötas, kui palju linte oli, millised kategooriad eksisteerisid. aga ta ei andnud ühtegi linti. ta ütles mulle, et lindid on liiga ohtlikud, meenutab ajakirjanik. et kui ma neid avalikustaksin, võiks see kahjustada mitte ainult Savisaart, vaid ka teisi süütuid inimesi. aga ta andis mulle piisavalt informatsiooni, et ma saaksin loo kinnitada teiste allikatega. järgmised 6 nädalat olid intensiivsed. ajakirjanik rääkis kümnete inimestega, endiste valitsuse liikmetega, Riigikogu liikmetega, Savisaare endiste töötajatega. mõned kinnitasid lugu. teised eitasid. aga piisavalt paljud kinnitasid, et ajakirjanik teadis, see lugu on tõsi. kõige raskem oli otsustada, millal avaldada, ütleb ajakirjanik. kui ma avaldan liiga vara, võib Savisaar hävitada tõendid. kui ma avaldan liiga hilja, võib keegi teine avaldada enne mind. ja kui ma avaldan valesti, võin ma hävitada süütuid inimesi. see oli eetiline dilemma, millega ma võitlesin iga päev. oktoobri 23. 1995, kui Eesti Päevaleht avaldas esimese loo pealkirjaga "Te peaminister salvestab salaja poliitilisi vastaseid", oli reaktsioon kohene ja brutaalne. Riigikogu opositsioon nõudis Savisaare kohest tagasiastumist. Koonderakond, Savisaare koalitsioonipartner, kuulutas, et nad ei saa jätkata koostööd, kui süüdistused on tõesed. ja Keskerakonna enda liikmed olid šokis. ma mäletan seda hommikut, ütleb endine Keskerakonna Riigikogu liige. ma lugesin lehte ja ma ei suutnud uskuda. ma teadsin, et Edgar on kontrolliv, et ta on kahtlustav. aga salvestused? see oli midagi, mida ma ei osanud ette kujutada. ma helistasin talle kohe ja küsisin, kas see on tõsi. ja ta oli vait pikka aega. siis ta ütles, me räägime hiljem. ja ma teadsin, et see on tõsi. aga mis oli Savisaare esimene reaktsioon? kuidas ta võttis vastu uudist, et tema suurim saladus on avalikustatud? allikad räägivad, et ta oli üllatavalt rahulik. ma olin seal, Stenbocki majas, kui uudis jõudis, ütleb endine nõunik. Edgar istus oma kabinetis ja luges lehte. ta ei karjunud. ta ei visanud midagi. ta lihtsalt luges ja noogutas. siis ta vaatas mulle otsa ja ütles, nii et see on alanud. nüüd me näeme, kes on tõelised sõbrad ja kes on vaenlased. järgmised 2 päeva olid kaos. ajakirjanikud piirdasid Stenbocki maja. opositsioon nõudis erakorralist Riigikogu istungit. Koonderakond teatas, et nad kaaluvad koalitsioonist lahkumist.
Ja Keskerakond üritas meeleheitlikult kaitsta oma juhti. Me üritasime välja mõelda strateegiat, ütleb endine Keskerakonna pressiesindaja. Kuidas me saame seletada salvestusi? Kuidas me saame öelda, et Edgar tegi seda riigi huvides? Aga mida rohkem me arutasime, seda selgemaks sai, et pole head seletust. Salvestused olid ebaseaduslikud. Nad olid eetiliselt vastuvõetamatud. Ja nad olid poliitiliselt hävitavad. Oktoobri 24. toimus Keskerakonna erakorraline juhatus. Edgar Savisaar seisis oma partei liikmete ees ja seletas oma tegusid. Ta ütles, et ta tegi seda, sest ta kartis, et tema vaenlased plaanivad riigipööret, meenutab üks juhatuse liige. Et ta pidi teadma, mida nad plaanivad, et kaitsta demokraatiat. Aga see kõlas tühjalt. Me kõik teadsime, et see ei olnud demokraatia kaitsmine. See oli võimu hoidmine. Kas Edgar Savisaar tõesti uskus oma enda seletust? Või oli see lihtsalt viimane katse päästa oma karjääri? Ja mis kõige olulisem, miks tema partei ei hüljanud teda kohe? Miks Keskerakond jäi talle lojaalseks, isegi kui kogu riik nõudis tema tagasiastumist? Keskerakond oli Edgari looming, selgitab endine parteiliige. Ilma temata poleks Keskerakonda olnud. Me kõik teadsime seda. Ja me teadsime ka, et kui Edgar kukub, kukume me kõik. Nii et me üritasime teda kaitsta. Mitte sellepärast, et me uskusime, et ta on süütu, vaid sellepärast, et meil ei olnud valikut. Oktoobri 25. pärast 3 päeva intensiivseid läbirääkimisi teatas Koonderakond, et nad lahkuvad koalitsioonist. Tiit Vähi, Koonderakonna juht, andis pressikonverentsi, kus ta ütles, me ei saa jätkata koostööd valitsusega, kus peaminister on kaotanud usalduse. See oli lõplik löök. Ilma Koonderakonnata ei olnud Savisaare valitsusel enam enamust Riigikogus. Ma olin seal, kui Edgar sai teada, ütleb endine nõunik. Ta istus oma kabinetis ja vaatas aknast välja. Ta ei öelnud midagi pikka aega. Siis ta pöördus minu poole ja ütles, Tiit on alati olnud nõrk. Ta ei suuda survet taluda. Aga see pole lõpp. Ma tulen tagasi. Ma tulen alati tagasi. Kas Edgar Savisaar tõesti uskus, et ta tuleb tagasi? Või oli see lihtsalt viimane trotslik žest? Ja mis kõige olulisem, kas ta kavatses kasutada neid linte, mida ta oli kogunud, et kätte maksta neile, kes ta kukutasid? Oktoobri 26. varahommikul, enne kui päike tõusis, toimus midagi, mida väga vähesed inimesed teavad. 2 meest sisenesid Stenbocki majja läbi tagaukse. Nad läksid otse Savisaare kabinetti. Nad avasid seifi. Ja nad võtsid sealt kõik lindid, mis seal olid. Ma nägin neid, ütleb endine turvamees, kes oli sel ööl valves. Ma ei teadnud, kes nad olid. Nad näitasid mulle mingeid dokumente ja ütlesid, et neil on luba. Ma ei julgenud küsida rohkem. Kes olid need mehed? Kas nad olid Savisaare enda inimesed, kes üritasid päästa linte? Kas nad olid julgeolekuteenistuste agendid, kes konfiskeerisid tõendeid? Või olid nad kolmanda osapoole esindajad, kes tahtsid lindid enda kätte saada? See on üks suurimaid müsteeriume kogu lindiskandaalis, ütleb endine Riigikogu liige. Need lindid kadusid ühel ööl ja keegi ei tea, kuhu nad läksid. Mõned ütlevad, et Edgar ise korraldas nende kadumise. Teised ütlevad, et need konfiskeeriti. Aga tõde on see, et need lindid, mis avalikkusele esitati, olid ainult väike osa. Ülejäänud on siiani kadunud. Aga miks need lindid olid nii olulised? Miks keegi riskis nii palju, et neid kätte saada? Vastus on lihtne, need lindid sisaldasid saladusi, mis oleksid hävitanud mitte ainult Savisaare, vaid ka paljusid teisi. Saladusi, mis oleksid paljastanud, kuidas Eesti poliitika tegelikult toimib. Saladusi, mis oleksid näidanud, et Savisaar ei olnud ainus, kes mängis määrast mängu. Kui need lindid oleksid täielikult avalikustatud, oleks Eesti poliitika täielikult muutunud, ütleb endine ajakirjanik, kes kajastas skandaali. Seal olid vestlused, mis näitasid, kuidas äriinimesed ostsid poliitilist mõju. Kuidas välisriigid üritasid manipuleerida Eesti poliitikat. Kuidas poliitikud rääkisid üksteisest selja taga. Kui see kõik oleks välja tulnud, oleks see olnud nagu pomm. Aga kas need lindid on tõesti kadunud? Või on nad kusagil peidetud, ootamas õiget hetke, et uuesti ilmuda? Ja kui nad ilmuvad, mida nad meile räägivad?
Mida nad paljastuvad Eesti poliitika kohta, mida me siiani ei tea? Detsembri 3. 1995, täpselt nädal pärast Savisaare tagasiastumist, helistas üks endine Keskerakonna töötaja ajakirjanikule ja sosistas telefoni, nad ei võtnud kõiki linte. Edgar peitis osa neist juba septembris, kui ta aimas, et midagi on valesti. Ma tean, kus need on. Ajakirjanik nõudis kohtumist, aga allikas ei ilmunud kunagi kokkulepitud kohta. Järgmisel päeval leiti see inimene oma korterist, ta oli pakkinud kohvri ja kadunud. Tema perekond ei ole temaga rääkinud siiani. Kas ta põgenes? Kas teda ähvardati? Või leidis ta lihtsalt, et mõned saladused on liiga ohtlikud, et neid jagada? See kadunud tunnistaja ei olnud ainus. Detsembri jooksul kadus veel 3 inimest, kes olid seotud lindiskandaaliga. Üks neist oli tehnik, kes paigaldas salvestusseadmeid Savisaare kabinetti. Teine oli sekretär, kes kataloogis linte. 3. oli ärimees, kelle vestlused Savisaarega olid lindistatud ja kes väidetavalt maksis suure summa, et need lindid hävitada. See ei olnud juhus, ütleb endine julgeolekuteenistuse töötaja, kes jälgis skandaali arengut. Keegi tahtis, et need inimesed vaikivad. Keegi, kellel oli palju kaotada, kui tõde välja tuleb. Ja see keegi ei olnud ainult Edgar Savisaar. Aga kes see keegi oli? Kes oli piisavalt võimas, et panna inimesed kaduma? Kes kartis neid linte piisavalt, et riskida kõigega? Mõned allikad viitavad Venemaale, väidetavalt olid mõned lindid salvestatud vestlustest Vene ärinimeste ja poliitikutega, kes üritasid mõjutada Eesti energiapoliitikat. Teised viitavad Eesti enda äriringkondadele, meestele, kes ehitasid oma impeeriumeid 90ndatel ja kes ei saanud lubada, et nende tehingud Savisaarega tuleksid avalikuks. Aga on ka 3. versioon, kõige tumedam, et Eesti enda julgeolekuteenistused olid seotud lindide kadumisega, sest need sisaldasid informatsiooni, mis oleks kahjustanud riigi julgeolekut. Ma kuulsin kord vestlust 2 endise kapo töötaja vahel, räägib allikas, kes soovis jääda anonüümseks. Nad rääkisid, kuidas mõned lindid sisaldasid vestlusi välisriikide luureteenistuste agentidega. Kuidas Edgar oli salvestanud kohtumisi, kus arutati Eesti NATO-ga liitumise strateegiaid ja kuidas mõned poliitikud olid valmis neid strateegiaid müüma. Kui see oleks avalikustatud, oleks see tähendanud mitte ainult poliitilisi karjääride lõppu, vaid ka Eesti rahvusvahelise maine hävitamist. Nii et need lindid pidid kaduma. Kas see on tõsi? Kas Edgar Savisaar tõesti salvestas vestlusi, mis puudutasid riigi julgeolekut? Ja kui jah, siis miks? Kas ta kavatses neid kasutada šantaažiks? Või oli ta lihtsalt nii paranoiline, et ta salvestas kõike ilma mõtlemata tagajärgedele? Jaanuaris 1996, kui Tiit Vähi valitsus oli juba ametis ja lindiskandaal näis olevat vaibunud, toimus midagi ootamatut. Üks Tallinna leht sai anonüümse pakki, mis sisaldas 3 linti ja üksikasjalikku kirja. Kirjas kirjeldati, kuidas need lindid olid osa suuremast kogust, mis oli peidetud. Lindid sisaldasid vestlusi, mida avalikkus ei olnud kunagi kuulnud, vestlusi, kus Savisaar rääkis oma lähimate nõunikega sellest, kuidas manipuleerida meediat, kuidas osta hääli ja kuidas hävitada poliitilisi vastaseid. Me kuulasime neid linte toimetuses ja me olime šokis, meenutab endine toimetaja. See ei olnud enam lihtsalt poliitiliste vastaste salvestamine. See oli süsteemne plaan võimu hoidmiseks igal viisil. Aga me ei julgenud neid avaldada. Miks mitte? Miks ajakirjanikud, kelle töö on tõe paljastamine, otsustasid need lindid varjata? Sest me kardatsime, ütleb toimetaja ausalt. Me kardatsime, et kui me need avaldame, siis me hävitame mitte ainult Savisaare, vaid ka Eesti demokraatia. Me kardatsime, et inimesed kaotavad usu kogu poliitilisse süsteemi. Ja me kardatsime ka iseenda pärast, need lindid mainisid nimesid, võimsaid nimesid, inimesi, kes võisid meile haiget teha. Need 3 linti kadusid toimetusest 2 nädala pärast. Keegi murdis sisse öösel ja võttis need. Politsei alustas uurimist, aga süüdlast ei leitud kunagi. See oli professionaalne töö, ütleb endine politseinik, kes uuris juhtumit. Keegi, kes teadis täpselt, mida ta otsib ja kus see on keegi, kellel oli juurdepääs informatsioonile toimetuse sisemuste kohta. See ei olnud juhuslik vargus. Aga kes saatis need lindid toimetusse esimese asjana? Kas see oli Edgar Savisaar ise, kes üritas näidata, et ta ei ole ainus süüdlane?
Kas see oli keegi tema endistest liitlastest, kes tahtis kätte maksta? Või oli see hoopis välisriigi agent, kes üritas destabiliseerida Eesti poliitikat? Kevadel 1996 hakkas Edgar Savisaar taas avalikult esinema. Ta andis intervjuusid, kus ta kaitses oma tegusid ja süüdistas oma vastaseid vandenõus. Mind ei kukutatud sellepärast, et ma salvestasin, ütles ta ühes intervjuus. Mind kukutati sellepärast, et ma teadsin liiga palju. Ma teadsin, kuidas süsteem tegelikult toimib. Ja need, kes seda süsteemi kontrollivad, ei saanud lubada, et ma jään võimule. Kas see oli tõsi? Või oli see lihtsalt paranoilise mehe õigustus? Aga üks asi oli kindel, Edgar Savisaar ei kavatsenud kaduda. Ta jäi Keskerakonna esimeheks. Ta jäi Riigikogu liikmeks. Ja ta hakkas vaikselt, aga kindlalt ehitama oma tagasitulekut. Edgar ei andnud kunagi alla, ütleb endine Keskerakonna liige. Isegi kui kogu riik oli tema vastu, isegi kui tema enda partei kahtles temas, ta jätkas. Sest ta uskus, et ta on õigel poolel. Või vähemalt ta uskus, et ta on ainus, kes suudab Keskerakonda juhtida. Aga kuidas ta suutis hoida oma partei lojaalsust? Kuidas ta suutis veenda inimesi, et nad peaksid teda toetama, isegi pärast lindiskandaali? Vastus peitub Keskerakonna struktuuris. Savisaar oli ehitanud partei nii, et see oli täielikult sõltuv temast. Ta kontrollis rahastust. Ta kontrollis kandidaatide nimekirju. Ta kontrollis otsuseid. Keskerakond ei olnud demokraatlik partei, selgitab endine liige. See oli Edgari isiklik masin. Ja me kõik, kes seal olime, teadsime seda. Aga me jäime, sest meil ei olnud kuhugi minna. Suvel 1996 toimus sündmus, mis näitas, et Edgar Savisaar ei ole unustanud ega andestanud. Üks endine Keskerakonna liige, kes oli avalikult kritiseerinud Savisaart pärast lindiskandaali, sai anonüümse kirja. Kirjas oli üksikasjalik kirjeldus tema isiklikust elust, tema abieluprobleemidest, tema rahaasjade kohta, isegi tema tervislikest muredest. Kirja lõpus oli lause, mõtle, enne kui räägid. Mees oli terroriseeritud. Ta lahkus poliitikast ja ei ole kunagi avalikult rääkinud sellest, mis juhtus. See oli Edgari stiil, ütleb endine nõunik. Ta ei unustanud kunagi, kes teda reetis. Ja ta leidis alati viisi, kuidas kätte maksta. Mitte alati avalikult, mitte alati kohe, aga ta maksis kätte. Ja kõik, kes teda tundsid, teadsid seda. Kas Edgar Savisaar kasutas neid kadunud linte šantaažiks? Kas ta hoidis neid kui relva, et hoida inimesi kontrolli all? Mõned allikad väidavad, et jah. Ma tean vähemalt 3 inimest, kes said Edgarilt märku, et tal on nende kohta salvestusi, ütleb endine Keskerakonna liige. Ta ei ähvardanud neid otseselt, aga ta andis mõista. Ja see oli piisav. Need inimesed muutusid vaikseks ja lojaalseks. Aga kus need lindid on nüüd? Kas Edgar Savisaar hoidis neid oma kodus? Kas ta andis need kellelegi usaldusväärsele hoiule? Või hävitas ta need lõpuks, mõistes, et nad on liiga ohtlikud? Ma usun, et need lindid eksisteerivad siiani, ütleb endine julgeolekuteenistuse töötaja. Edgar ei oleks kunagi hävitanud oma ainsat kindlustust. Ta peitis need kuhugi, kus ainult ta teab. Ja võib-olla ta jättis juhised, et kui temaga midagi juhtub, need lindid avalikustatakse. Kas see on tõsi? Kas kusagil, mingis seifis või peidetud kohas, on ikka veel lindid, mis võiksid muuta Eesti poliitika ajalugu? Ja kui need lindid ühel päeval leitakse, mida nad meile räägivad? 1997, kui Edgar Savisaar sai Tallinna linnapeaks, näis, et ta on täielikult taastunud lindiskandaalist. Ta oli taas võimul, taas mõjukas, taas kardetu. Aga need, kes teda tundsid, teadsid, et midagi oli muutunud. Edgar ei olnud enam sama mees, ütleb endine liitlane. Ta oli kibedamalt, kahtlustavamalt, isoleeritumalt. Ta ei usaldanud enam kedagi täielikult. Ja ta rääkis pidevalt minevikust, sellest, kuidas teda reedeti, kuidas teda kukutati. Lindiskandaal kummitas teda iga päev. Aga kas Edgar Savisaar kahetses kunagi oma tegusid? Kas ta mõtles kunagi, et võib-olla ta tegi vea, kui ta alustas salvestamist? Allikad ütlevad, et ei. Edgar ei kahetsenud kunagi, ütleb endine nõunik. Ta uskus, et ta tegi õiget asja. Et ta pidi salvestama, et kaitsta ennast ja oma parteid.
Ja ta uskus, et need, kes ta kukutasid, olid reeturid, mitte tema. Aga mis oleks juhtunud, kui Edgar Savisaar poleks kunagi alanud salvestamist? Kas ta oleks jäänud peaministriks kauemaks? Kas Eesti poliitika oleks arenenud teisiti? Või oli lindiskandaal vältimatu lihtsalt üks peatükk pikemas loos mehe kohta, kes uskus, et eesmärk pühitseb abinõud? 2002, kui Edgar Savisaar oli juba 7 aastat Tallinna linnapea, toimus midagi, mis tõi lindiskandaali taas päevavalgele. Üks endine Keskerakonna liige avaldas raamatu, kus ta kirjeldas üksikasjalikult, kuidas salvestussüsteem töötas 90-ndatel. Raamat sisaldas nimesid, kuupäevi, kohti. Aga kõige huvitavam oli viimane peatükk, kus autor väitis, et ta teab, kus mõned lindid on peidetud. Need lindid on peidetud kohas, mida Edgar usaldas rohkem kui ükski teine, kirjutas ta. Kohas, kus ta veetis oma lapsepõlve. Kohas, mis on talle püha. Kas see oli tõsi? Kas Edgar Savisaar tõesti peitis lindid oma lapsepõlve koju? Ajakirjanikud üritasid seda kontrollida, aga maja oli juba müüdud ja uued omanikud ei leidnud midagi. Kas autor valetab? Või olid lindid juba eemaldatud, enne kui keegi jõudis neid otsida, küsib endine ajakirjanik, kes uuris lugu. Autor ise keeldus täpsustamast. Ta ütles ainult, ma ütlesin, mida ma teadsin. Ülejäänu on teiste asi välja selgitada. 2 kuud pärast raamatu ilmumist leiti autor surnuna oma kodus. Ametlik surmapõhjus oli südameinfarkt. Aga tema perekond ei uskunud seda. Ta oli terve, ütleb tema lesk. Ta käis regulaarselt arsti juures. Tal ei olnud südameprobleeme. Ja siis äkki 2 kuud pärast seda, kui ta avaldas selle raamatu, ta sureb. Ma ei usu juhuseid. Kas autori surm oli tõesti loomulik? Või oli see midagi muud? Ja kui see oli midagi muud, siis kes oli selle taga? Kas Edgar Savisaar ise? Kas keegi, kes kartis, et autor teab liiga palju? Või oli see lihtsalt traagiline juhus? 2005, kui Edgar Savisaar oli taas peaminister lühikest aega, tõi lindiskandaal taas päevavalgele. Opositsioon süüdistas teda, et ta kasutab ikka veel samu meetodeid, salvestamist, jälgimist, manipuleerimist. Savisaar eitas kõike. Ma õppisin oma veast, ütles ta. Ma ei salvestanud enam kunagi kedagi. Aga kas see oli tõsi? Ma ei usu teda, ütleb endine opositsiooniliider. Edgar ei muutunud kunagi. Ta lihtsalt muutus ettevaatlikumaks. Ta õppis, kuidas mitte vahele jääda. Aga ma olen kindel, et ta jätkas. Võib-olla mitte lindidega, aga mingil muul viisil. Edgar ei suutnud elada ilma informatsioonita. See oli tema narkootikum. Kas Edgar Savisaar tõesti jätkas salvestamist pärast lindiskandaali? Kas ta leidis uusi viise, kuidas koguda informatsiooni oma vastaste kohta? Ja kui jah, siis kus on need salvestused nüüd? 2012, kui Edgar Savisaar oli taas Tallinna linnapea, toimus viimane suur skandaal tema karjääris, rahapesusüüdistused. Aga isegi siis, isegi kui ta seisis silmitsi kriminaalsüüdistustega, rääkisid mõned inimesed, et Edgar Savisaar hoiab ikka veel oma viimast trompi, neid kadunud linte. Ta ütles mulle kord, räägib endine liitlane, et kui nad üritavad mind lõplikult hävitada, siis ma avaldan kõik. Kõik lindid, kõik saladused, kõik, mida ma tean. Ja siis nad kõik kukuvad koos minuga. Aga ta ei teinud seda kunagi. Miks? Kas ta ei julgenud? Kas lindid ei eksisteerinud tegelikult? Või hoidis ta neid viimase hetke jaoks, hetke, mis ei tulnud kunagi? Edgar Savisaar suri 2022, 57 aastat pärast lindiskandaali. Ta ei avalikustanud kunagi neid kadunud linte. Ta ei rääkinud kunagi täielikku tõde selle kohta, mida need lindid sisaldasid. Ja nüüd, kui ta on läinud, on need saladused läinud koos temaga. Või on need lindid ikka veel kusagil seal, peidetud, ootamas, et keegi need leiab? Ja kui keegi need leiab, mida nad meile räägivad? Millised saladused nad paljastavad? Millised karjäärid nad hävitavad? Ja millised tõed nad toovad päevavalgele? Kas te olete kunagi mõelnud, kui palju saladusi on peidetud Eesti poliitika ajaloos? Kui palju vestlusi, kui palju tehinguid, kui palju reetmisi, mida me ei tea kunagi? Edgar Savisaare lindid on ainult üks näide. Aga kui palju teisi linte, teisi salvestusi, teisi saladusi on seal veel?